Fossiilkütuste varude kahanedes kasvab globaalne konkurents juurdepääsuks energiavarudele. Seetõttu võib põlevkivi olla meie lastele hoopis väärtuslikum, kui ta on meile praegu, väidab Valdur Lahtvee, Säästva Eesti Instituudi vanemekspert kliima- ja energiaalal. Tehnoloogia arenedes saame põlevkivi kasutada oluliselt suurema tarbimisväärtusega ja väiksema keskkonna jalajäljega. Olukorras, kus 80% põlevkiviõlist läheb ekspordiks ja ligi 40% elektrist liigub Eestist välja, ei vasta põlevkivi kasutus kehtivatele riiklikele eesmärkidele, mis on tagada eelkõige Eesti tarbijate varustamine ja põlevkivi jätkumine võimalikult pikaks ajaks. Täna saame küll riigieelarvesse tulu, kuid peame ka leppima keskkonnamõjuga ja strateegilise kütusevaru peatse ammendumisega. Samal ajal on põlevkivil põhineval energiasõltumatusel alternatiiv. Ühendused naaberriikidega, taastuvelekter ja väikejaamad, mis toodavad kohalikust biokütusest nii elektrit kui sooja. Vastupidiselt levinud arvamusele on taastuvenergia ja kodumaine põlevkivi konkurentsivõimelised erinevate toodete loomisel ning Eesti energiasõltumatuse tagamisel, ütleb Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo. Taastuvenergia arendamisel tuleks Eestil esmalt ära kasutada tasuvaimad ja soodsaimad võimalused. Juba täna saame biomassist toetusteta toota soojust. Kui soovime suurendada taastuvenergia osakaalu, tasuks seda samuti teha just biomassiga. Kuid Eesti energiasõltumatuses mängivad elektrist veelgi suuremat rolli vedelkütused ja nende nõudlust on lähikümnenditel võimalik katta valdavalt fossiilsete kütustega. Siin on Eestil oluline eelis teiste Euroopa riikide ees. Meie energiatööstus seisab murrangulise aja lävel. Lähima 10 aasta jooksul on tarvis uuendada 75% kohalikust põlevkivitööstusest ja uus suund saab olema just põlevkiviõlil, väärtuslikul vedelkütusel, mida kasutatakse juba täna maailma rafineerimistehastes. Nii, nägite siis mõned mõtted meie järgmistelt esinejatelt. Tere Valdur. Tere Raine. Tere. Selle sektsiooni küsimuseks on meil, kas taastuvad või fossiilsed energiaallikad. Ma tean, et kui ma küsin, Valdur, kas siis taastuvad või fossiilsed energiaallikad, siis ma tean, mida sa vastad. Ma arvan, paljud siin saalis viibijad teavad, mida sa vastad, aga võib-olla sa ka põhjendad. Ole hea, sõna on sinul. Kui me räägime energiasõltuvusest, energiajulgeolekust, siis tuleb vaadata erinevaid aspekte. Osa siin juba räägiti impordi, ekspordi vahekorrast, aga me peame vaatama ka teisi aspekte, nagu näiteks saadavus. Täna me Eestis on saadaval nii põlevkivi kui biomass, kui päike, kui tuul, aga juba definitsiooni järgi fossiilkütused, neid juurde ei teki, kui neid järjest tarvitada, siis nad lihtsalt saavad otsa, ehk see kütus meie jaoks kaob ja taastuvallikad jälle by definition, nad uuenevad ja neid saab kasutada jätkuvalt, nii et see on nagu üks põhiargument valikute vahel. Teine kindlasti, millest täna räägitud ei ole, on keskkonnamõju ja kolmas on kindlasti maksumus ühe või teise valiku vahel. Tõepoolest, kui me nüüd just neid aspekte saadavust, keskkonnamõju ja maksuvust võrdleme, siis paraku minu teadmised selle info põhjal, mis kättesaadav on maailmast, ütlevad, et põlevkivile on miinuseid rohkem kui taastuvatele. Raine, tahad sa vastata? Põlevkivile on miinuseid keskkonna aspektist väga palju. Teised kütused tulevad peale, taastuvad kütused arenevad kiiresti ja meie pruun kuld surutakse turult välja. Kas see juhtub nii? No ma olen taastuvate energiaallikatega tegelenud Eesti Energias nüüd 8 aastat ja alguses, kui me alustasime, meil oli üsna vähe, näiteks tuulikuid meil ainult paar megavatti. Täna me oleme Eestis suuruselt teine tuuleenergia arendaja. Me oleme selle 8 aastaga 50 korda oma tuuleenergia võimsuseid kasvatanud. Ja Eesti Energias me ei vastanda ennast nii-öelda taastuvateks ja taastumatuteks. Me üldine põhimõte on see, me teeme seda, mis on mõistlik
seda, mis on äriliselt meile otstarbekas ja vastab igal juhul 100% keskkonnanõuetele ja kui sellega kaasneb ka riigi energiajulgeolek, siis on veel väga hästi. Ja üldiselt me taastuvenergia puhul vaatame niimoodi olukorda, et seni kuni taastuvenergia tehnoloogia areneb ja muutub konkurentsivõimeliseks, seni on otstarbekas teha seda, mis on täna juba tasuv. Mul on siin üks slaid, et Eesti tervikuna, mis see 2012 taastuvenergia osa on, kui me saame sellise korraks seinale ka, et 2013 aastal, et soojuse puhul 12,6 teravatt-tunnist kuskil 7,5 on täna juba taastuv. Peamiselt on see biomass, mida kasutatakse soojuse tootmises, nii kaugküttesüsteemides kui lokaalküttesüsteemides. Elektri puhul see kogu Eesti tarbimisest 8 teravatt-tunnist on kuskil 1,5 teravatt-tundi. Täna, mis toodetakse ka mõte taastuvatest, sellest ütleme 2/3 tuleb biomassist ja 1/3 tuleb tuuleenergiast. Ja vedelkütuseid praktiliselt see, mis on väga väike kogus, mis on olematu kogus, on taastuvatest. Ja 2030 meie näeme ja meie nägemus ühtib ka Majandusministeeriumi nägemusega, et suurim potentsiaal, mis tuleks täna Eestis ellu viia, nii-öelda piltlikult öeldes koheselt, on see, et soojuse osas peaks kindlasti seda taastumatu osa vähendama. Hakkepuidu katlamajad, me oleme ise vaadanud, praegu vaatame ka ühte projekti Estonia kaevanduses, kus täna kasutame kütteõli või nagu gaas, väga suurt vahet ei ole megavatt-tunni kohta. Vaatame varianti hakkepuidu peale ja kui seal ei oleks muid aspekte, siis üldse väga kerge arvutusega saab näha, et igal juhul on hakkepuidu katlamaja soojus ja investeering ka tasuvam ja Eestis on väga palju selliseid kohti, mis me saaksime teha täna taastumatustest energiaallikast taastuvateks energiaallikateks. Et see on esimene asi, mis tuleks Eestis ära teha, see aitab kaasa meile tervik Eesti riigi eesmärgi saavutamisele ja kogu energiajulgeoleku aspektist vaadatuna soojuse valdkonnas. Teine toode, mida me kõik tarbime, lisaks soojusele on elektrienergia. Siin on samuti potentsiaal meil olemas, sellest on juttu olnud juba varem siin ka. Täna me toodame 1,5 teravatt-tundi tuulikutest ja koostootmisjaamadest, aga ainuüksi Narva elektrijaamades on täna olemas võimekus kasutada biomassi kuskil 2,5 teravatt-tundi ja tehes juurde muud investeeringuid, et selline üsna kergesti pool elektrienergia toodangust võiks olla taastuvatest energiaallikatest suhteliselt kergesti ja väikeste investeeringutega. Vedelkütuste poole pealt on asi keerulisem, sest vedelkütuste tootmine taastuvatest energiaallikatest on täna kallis. Ta on ikkagi 50% kallim kui tavaline vedelkütus, diislikütus või bensiinikütus. Aga prognoos on ikkagi selline, et sellise 20 aasta perspektiivis see taastuvate osakaal vedelkütustes samuti kasvavad. Teadaolevalt näiteks meie lähipiirkonnas Neste rafineerimistehas toodab täna juba biodiislit 500 000 tonni aastas, kuigi Neste tervikuna, eks ole, võimekus on 13 miljonit tonni aastas, et see on küll väike osa, mõni protsent, mida toodab, aga see nišš on seal olemas ja seda nad teevad, et seal on kindlasti kõige kaugem ja kõige vähem konkurentsivõimeline täna taastuvenergia tootmine. Ja kui me vaatame nüüd seda aspekti, et miks ma väidan, et taastuvenergia tasub tegeleda, me ei vastanda taastuvenergiat, aga kuna täna ta ei ole konkurentsivõimeline, siis tasub tegeleda meie puhul põlevkivist õli tootmisega, mis tasub ennast ise ära, siis kui me paneme ühes järgmise slaidi, kus me näeme, miks siis see taastuvenergia ei ole täna konkurentsivõimeline, siis te näete, et kui me võtame biomassi koostootmisjaama, me oleme ise rajanud paari aasta jooksul mitmeid tuuleparke, koostootmisjaamusid erineva kütustega ja võtsin praktilise näite siin see Valka ja Paide koostootmisjaamad ja turuhind on 37 praegu, eelmine aasta oli üle 40, see aasta vähem, forwardid on kõik ka umbes 40 ligidal praegu, samuti CO2 forwardid on 8 euro juures kuskil. Põlevkivi biomassi hinnad on need, mis me turult natukene siin peale pannud, natukene ostame turult, umbes gaasi hind on ka umbes 40 eurot. Omanikud ja laenuandjad tahavad saada umbes 10% tootlust, siis me näeme, et see biomassi, CHP, see elektri hind, mis me oma hinnaks saame, seal on umbes 60 eurot megavatt-tund. Auveresse me rajame praegu
elektrijaama, mis kasutab võimaluskasutusega pool biomassi, pool põlevkivi või siis muid kütusekombinatsioone, põlevkivigaasi, aherainet. Nüüd me hakkame veel testima, katsetama, kuidas täpselt need proportsioonid seal jagunevad, aga põhimõtteliselt see võimekus on olemas, siis selle omahind on veel rohkem ja selle investeering on odavam jälle kui koostootmisjaama investeering. Aga kui me ütleme, et kui turuhinnajoon, mis turuhinnajoont ei ole praegu pildi peale pandud, on kuskil 40 juures, ka forwardid, 5 aasta forwardid on 40 juures, CO2 on seal 8 juures, nii nagu see on, no siis nagu ükski tehnoloogia neist turule ilma toetuseta ei konkureeri uue investeeringuna. Maismaa tuulikud, mida me oleme ka palju rajanud praegu, ega me need tuulikud oleme teinud ka väga palju sellest, et nad on mõistlikud, kuna neil on väga korralik toetus. Toetus on suurem kui turult saadav tulu. Gaasi puhul on samuti, me ise gaasijaamu ei ole rajanud, ei ole ka plaaninud rajada, aga sellised meie piirkonnas on väga palju kombineeritud tsükliga gaasijaamu. Need on, kui näiteks Lätiski, oma hind tuleb seal ilma toetuseta üle 80 euro. Ja tuumajaam on vist praegu, ma arvan, see on pikem teema, siin on võib-olla tõenäoliselt natukene see investeeringu hind 4 miljonit eurot per megavatti kohta võib-olla alahinnatud ka, viimane uudis oli alles siin paar nädalat tagasi Olkiluoto tuumajaama kohta, kus öeldi uus tähtaeg, et 2017-2018 saab valmis, et see on hilinenud juba 8-9 aastat ja ega keegi lõplikult ka ei garanteeri, millal see tuleb välja, et see tõenäoliselt ei ole konkurentsivõimeline ka. Ja väga huvitav artikkel oli eelmise nädala Inseneerias, kus Eesti üks päiksepatarei ja päikseenergia arendaja kirjutas väga huvitava artikli ja ma panin need samad numbrid, mida ta kasutas, tal oli 9 kilovatine paneel ja 1 kilovatist sai vist 1000 kilovatt-tundi energiat aastas päiksel. Et kui me võtame samasuguse süsteemi ja samasuguse kasutusteguri, siis päiksepaneeli hind tuleb üle 200 euro. Ja huvitav oli see, et miks siis see vahe tuli artiklis oli see hind umbes poole väiksem, sest mängisime mudeliga, tõenäoliselt seal ei olnud arvestatud seda investorile ja laenu endale tagasi makstavat tootlusootust. Kui ilma selleta, kui nad on väga kapitalimahukas, siis tõenäoliselt võib-olla oleks olnud see hind ka väiksem, kui me kapitali hinda ei ole. Et põhiliselt ongi see, et meil on täna arendustiim, taastuvenergiast väike arendustiim on, meil on mitmed taastuvenergia arendusprojektid jätkuvalt laual, me arendame neid, aga kuni tehnoloogia ei ole konkurentsivõimeline, on meie strateegia ja on otstarbekas arendada põlevkivitööstust, me arendame välja põlevkivist vedelkütuste tootmise ja selle aja peale, kui taastuvenergia tehnoloogiad, needsamad tehnoloogiad on juba konkurentsivõimelised, 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, kui nüüd ei vaja enam neid suuri toetuseid või subsiidiumeid, selle aega põhimõtteliselt meie õlitööstus on ennast ära tasunud. Ja pikas perspektiivis me näeme niimoodi, et võib-olla Euroopa Liidu kliimapoliitika on väga selge, läheb ka ainult karmimaks, 2050 nähakse ette, et 80% peaks olema tootmine CO2 vaba, võrreldes 90. aasta referentsiga. Tõenäoliselt põlevkivist sel ajal polegi võimalik toota, ei vedelkütuseid enam ega elektrit kumbagi. Aga selleks ajaks on tõenäoliselt, kuna väga kiire areng toimub praegu taastuvenergia tehnoloogiatega, siis tõenäoliselt selle ajaga on igal juhul konkurentsivõimelised taastuvenergia tehnoloogiad. Ja tõenäoliselt me ei tee siis võib-olla põlevkivi seminari või foorumit, siin me räägime tõenäoliselt võib-olla päikseenergeetika foorumist või mis iganes. No aitäh sulle. Kõlas väga palju väga hirmsaid numbreid. Sellel aastal makstakse 73,3 miljonit eurot taastuvelektri tootmiseks. Vedelkütuseid saaks taastuvana toota siis, kui CO2 hind oleks 200 eurot tonnist, on 8. Et Valdur, kui kaua siis tuleb oodata, mis sa arvad, kuni läheb tõepoolest roheliseks? Raine ütles, et senikaua jõuab läbi käia veel üks põlvkond põlevkivitehnoloogiaid ja siis on see aeg küps. Mis sina arvad? Loomulikult sõltub ühe või teise energiatootmisviisi, tehnoloogia, kütuse osakaal tootmises turul toodetavast elektrist sellest, milline on see sama majanduslik pool, kuivõrd on kasumlik, mittekasumlik ühest või teisest toota, aga jällegi ma ütlen, et kui me arvestame sisse kogu arengusse ka selle keskkonnapoole kulud ehk elektritootmise väliskulud, siis me näeme, et see pilt, mida Raine kenasti demonstreeris, pole sugugi nii roosiline või see võrdlus tegelikult nihkub märksa tugevamalt keskkonnasõbralikumatega ja keskkonnas väiksemat mõju omavate keskkonnale ja ühiskonnale, sest ega
keskkonda me enamasti kaitseme ju ikka ka inimese tervise säilimise ja heaolu säilimise huvides, siis väga selgelt me täna näeme, et taastuvallikate keskkonna mõju on kordades, mitte kordades, vaid 10 kordades madalam. Siin on toodud 2005. aasta metoodika järgi tehtud võrdlus. Ma tean, et täna energeetikud vaidlevad vastu, ütlevad, et see metoodika ei sobi meile, et selle metoodika aluseks oleb näiteks seesama keskkonna taust, ökosüsteemi taluvus ei ole võrreldav Euroopa riikidega, aga pole tähtis, milline täpselt on see hindamise metoodika, milliseid kriteeriume me kasutame. Kui me kasutame samu kriteeriume võrdluses erinevate kütuste tehnoloogiate väliskulude juures, siis see võrdlus näitab meile ära sellesama suhtarvu üksteisesse ja kui me muudame kriteeriume, siis täpselt samamoodi need kriteeriumid mõjutavad kogu spektrit erinevatest tehnoloogiatest ja suhtarv taastuvate versus fossiilkütuste keskkonnakulu, ühiskonnakulu, väliskulude osas jääb samaks, ikka mitmekümnekordseks. Nüüd on küsimus, et kas me sotsiaalsetel kaalutlustel või pigem Eesti oludes vaadates ka poliitilistel kaalutlustel, valimised on iga 4 aasta takka, iga erakond, kes vähegi valimistel valijate hääli püüab, räägib kodukulude allhoidmiseks, energiakulude allhoidmiseks, seda me näeme iga 4 aasta takka sama trummi tagumist. Ja seetõttu just nendel ja päevapoliitilistel kaalutlustel on loodud selline majandusruum ja tingimused, kus tõepoolest fossiilsetega reaalrahalises väärtuses on odavam ja majanduslikult optimaalsem toimetada ja toota ja investeerida ja kasum tuleb kätte, aga see on täna. Me teame, et Eesti ei ole mitte üksi, Eesti energiaturg ei ole suletud. Me sõltume nafta maailmaturu hinnast, energiakandade hinna kujunemise poole pealt, seesama põlevkiviõli hind kindlasti on otseselt seotud. Teiseks, me peame arvestama suurt süsteemi, milles me oleme kasvuhoonegaaside vähendamise ja Euroopa Liidu kasvuhoonegaasidega kauplemise süsteemis, kus täna tõepoolest jällegi kriisiaastatel on heitmekaubanduse turg jällegi täpselt nendest samadest majanduslikest sotsiaalsetest tingimustest lähtuvalt, et majandust elavdada, et mitte panna pidurit kogu majanduse sisendiks olevale elektrile hindade tõusu näol, on süsinikukomponendi hind hoitud madalana või turul kujunenud madalana, aga kõik muutub. Ja kui me vaatame täna energiatehnoloogia maastikul toimuvat, siis ma palun järgmist slaidi. Tsiteeriksin siin või tooksin teie juurde neid numbreid, mida kahtlemata ka teie tunnistate. Üks autoriteetsemaid energiaagentuure, see on siis rahvusvaheline, seekord siin on Ameerika Energiainformatsiooni agentuuri tulevikuprognoosid, nende energiaväljavaated 2013 raportis on toodud 2018 võimalikult tasandatud energiatehnoloogiate võrreldavad elektritootmise kulud, kus väga selgelt me näeme, et biomass on konventsionaalsete fossiilsete kütustega tasa jõudnud ja maismaatuul on isegi odavam toodang prognoositud. Ja kui vaadata nüüd kõige viimasemat 2014, nende hinnangut, mis ka äsja välja on tulnud, siis tuuleparkides eeldatakse elektri hinda 7 senti kilovati kohta.
ja samamoodi väga kiiret arengut tehnoloogias ja tootmishinna languses, selle tagajärjel oodatakse ka otse päikese muundamisel elektriks. Siia juurde tasub tsiteerida ka Rahvusvahelise Energiaagentuuri Energy Technology Perspectives kõige viimasemat aruannet, kus on väga selgelt öeldud, ma tsiteerin siin oma tõlkega, et taastuvate tehnoloogiate areng hakkab väga olulisel energia lähitulevikku mõjutama ja siin on kirjeldatud erinevaid stsenaariume arengutega, aga on öeldud ka, et taastuvate allikate osakaal aastaks 2050 elektritootmises võib ulatuda 65%-ni ja päikese otsemuundamisel on täna kõige suurem potentsiaal energia võimsuste arengut silmas pidades ja päikese otse toodetud elektri osakaal 2040. aastaks võib kujuneda kõige suurema osakaaluga energia tootmise viisiks, ulatuses 26%-ni kogu maailma elektritootmisest aastaks 2050. Need on need prognoosid, mida täna Rahvusvaheline Energiaagentuur meile tööb ja kui me täna investeerime selleks, et 20, 30, 40 aasta perspektiivis lihtsalt saada maksimaalset kasumit põlevkivist, ma ei vaidle, ka see on õige, et me täna 36-40%-ga energia efektiivsusega põlevkivi kasutamisest läheksime üle 40-8%-ni, aga samas me teame, et meil omal töötavad biomassil elektritootmisjaamad, mille efektiivsus on 90-95%. Jälle selline võrdlemise ja otsustamise koht. Loomulikult, ma saan aru Eesti Energiast, Eesti Energia käes olevad võimsused, infrastruktuur on meil päritud vanast Nõukogude ajast, sõjajärgsest ja kogu selle infrastruktuuri põhjal arengut ka edasi minna. Loomulikult tänastes majandustingimustes on optimaalsem see tee, mida siin just nii Raine kui Sandor kirjeldasid. Aga kui me vaatame pikemas perspektiivis, kui me võtame arvesse kogu ühiskonnale avaldatavat mõju elektritootmise väliskulude näol, siis peaks meie valikud olema teised. Aitäh, Valdur, kuule, sellel eelmisel slaidil oli tuul pandud väliskulude poolest kõige lõppu, et samas mulle jäi just ette üks arvutus, kus väideti, et tuulel on suhteliselt väike potentsiaal CO2 tootmist nii-öelda välja suruda, asendada just nimelt sellepärast, et tuult tuleb ju tasakaalustada. Tasakaalustada tuleb iga energiatootmisviisi. Just nimelt, aga kas see on ka arvestatud, kui see juba oli väliskulude slaid, kas see on sinna hinda sisse arvestatud ja sellegi poolest jääb tuul? Väga hea, siin sa tood selle aspekti energiajulgeoleku tagamisel juurde, mis tähendab ühendused teiste turgudega ja suure turupiirkonna tootmisvõimsuste kättesaadavus, tipu ja kõik sellise avariiliste olukordade katmiseks. Täna, kui meil 2 Soome ühendust maas on, siis me näeme kohe ka, kuidas see mõjutab hinnahüpet, mis väga selgelt näitab, et kui Nordpooli hinnapiirkonnas või turupiirkonnas hind on madalam, meil kõrgem ja meil domineerib põlevkivi, siis on lihtsalt väga lihtne matemaatika, ütleb meile, et põlevkivist elektritootmine on kallim kui Põhjala hinnapiirkonnas taastuvatest ja kas või sellest samast tuuma potentsiaaliga kaetud. Üks küsimus, et kui meil on hästi palju tuuleenergiat ja teisi selliseid kõikuva iseloomuga energialahendusi Eestis ja ceteris paribus, selline võrk, nagu meil täna on, siis kas me sõltume pigem Põhjamaade jõgede veeseisundist või Volga-Taugava süsteemist? Ja mida on veel vaja selleks, et me üldse võiksime kaaluda, ma ei räägi isegi sõltumatusest, aga julgeoleku aspektist, jätta põlevkivi veel üks investeerimispõlvkond vahele, minna kohe edasi
rohelisemaks? Mida on selleks veel vaja võrgu seisukohalt? Võrgu seisukohast ma räägin kohe ka, aga ma mõtlen seda lihtsalt, et muidugi võiks ju teoreetiliselt jätta selle ühe sammu vahele, mis loob väärtust, annab energiajulgeolekut, mis on Eesti Energia tänane strateegia, toota põlevkivist õli, mitte elektrit. Aga küsimus on selles, et taastuvenergia tehnoloogiat täna ei ole konkurentsivõimelised, see 2040 võib-olla tõesti, aga täna nad ilma toetusteta ei ole ja siis tekib küsimus, sama väliskulude teema juurde võib-olla ka üks väike repliik, et ma lugesin ise ka läbi selle 2005. või 2006. aasta SEI raporti väliskulude kohta ja vaatasin ka seda 2014. aasta Tartu Ülikooli professorite raportit väliskulude kohta. Ma ei pea ennast üldse väliskulude eksperdiks ja seda neid meetode võrrelda omavahel, aga sealt kumas nagu läbi see, et mida teadlased ütlevad, et tegelikult et väliskulud ei ole põhjalikult uuritud. Väliskulu ei ole ainult keskkonna aspekt, väliskulu on ka majanduslik ja sotsiaalmajanduslik aspekt. Väliskulu ei ole uuritud põhjalikult keskkonna ja tervise seisukohalt nii põhjalikult, et selle kohta võiks teha põhjapanevaid järeldusi. Ja teine, mida teadlased ütlevad, on see, et hästi, et kui väliskulud oleks sellised, et mis siis on see alternatiivne plaan? Siis tekibki küsimus, et kui alternatiivset plaani või paremat plaani ei ole, et miks sa siis ei tee seda plaani, mis täna on tasuv, tagab keskkonnanõuded ja on ka energiajulgeolekule kasulik. Aga nüüd tulles selle põhiküsimuse juurde, kuidas võrk on meil tõesti hea, meil on 1000 megavatti läbilaskevõime Soomega, 1000 megavatti Venemaaga ja 800 megavatti Lätiga ja see olukord täna ei ole hea, eriteks Läti ja Eesti vahel on pudeliga ja seepärast on alati Leedus ja Lätis sama hind ja see on paarkümmend eurot kõrgem kui Eestis, aga Eleringil on olemas juba plaan juba viimased 15 aastat, et pikaajaline plaan, et rajada 3. liin Eesti-Läti vahele. See plaan on elluviimise etapis, toimuvad uuringud, nii et ma usun, et ka aastaks 2020+ saab see 3. liin ka sinna rajatud ja sellega läbilaskevõime kasvab ka piisavalt. Ja täna on Elering, kes on süsteemi haldur, ei ole seadnud tuulikutel mingit konkreetset piirangut, et rohkem Eestisse tuulikut panna ei saa. Kunagi siin oli selline väike piirang, 750 megavatti, aga see kaotati ära, et täna me ei saa öelda, et meil oleks piirang, et me ei saaks rajada tuuleparke Eestisse või ka meretuuleparke, sellepärast, et meil läbilaskevõimed või need oleks omavahel, need oleks piiravaks. See meie sõltuvust vaenlasest vähemasti ei suurenda. See ei suurenda, aga meil on olemas väga head ühendused ja meil on põhivõrgus on teinud isegi üks doktoritöö sellel teemal, kuidas see tasakaalustamine ja kuidas see mõjutab energiasüsteemi nii-öelda varustuskindlust ja kõik oleneb sellest, et kas me vaatame ainult tehnilist maailma või vaatame seda finantskommertsmaailma, et nii kui sa teed teise riigiga või teise firmaga, siis on see finantstehing, siis see ei ole enam Eesti riigi tehniline lahendus, et me võime öelda ka, et meil omal Eestil on ainult tuulepargid ja kui on tuulevaikne ilm, siis voolab kõik energia sisse tehniliselt. Aga küsimus on, kas see on nagu ühiskonna poolt aktsepteeritav, et on olemas sellised kommertslepingud, mille alusel kogu meie energiasüsteem baseerub. Valdur tahtis kommenteerida, ma tahtsin kommenteerida, et mul on väga hea meel, et need argumendid, mida me kuulsime meie energeetikute suust aastal 90ndate lõpus, et meil tuul ei puhu ja meil päike ei paista, et need argumendid täna enam ei kõla. Tuul puhub, kui riik maksab. Tuul puhub, kui riik maksab ja päike paistab siis, kui... Jah, vaat seda, räägi sellest, kui päike paistab, kuna ta paistab, sest mul on selle kohta üks tees. Ma nõustun, Raine, sinuga, et tõepoolest kõige olulisem kriteerium on siin majandusliku optimeerimise küsimus ja siin on jällegi küsimus, et kuidas ühiskond otsustab, kas ta lükkab need kulud tulevastele põlvedele, nagu me täna mürinal teeme, tootes sellest samast heast põlevkivist, mis kestaks veel 100 aastaid seal maa sees ja meie lastelastele energia tulevikku kindlustaks, kui kriisid ja nõudlus ja konfliktid energiakandjate pärast eeldatavasti kasvavad, või teeme seda täna ära ja siis jätame kõik need mured, investeeringud, kulud meie lastelastele. Täna erinevate metoodikatega jälle me teame täpselt, et kas või võrreldes lätlaste, soomlastega, leedulastega, võrreldes meie naabritega Venemaa Föderatsioonist, Eesti looduskapital kahaneb, rahakapital jah kasvab, inimkapital haridus jah kasvab. Need on jälle teatud metoodikad. Metoodikate juures ma tahaksin veel öelda, et jah, ka mina olen kuulnud väga põhjalikke ja väga
kuidas ma nüüd ütlen, no sa tahad öelda pseudoteaduslikke. Intensiivseid argumente, et see vana väliskulude metoodika, mida ka mina siin esitlesin, paraku see on ainukene, mis Euroopa Liidus nii-öelda eri riikide võrdluses on tehtud, et see ei kõlba, aga ma jällegi ütlen, et see argument, et okei, las teised mõõtavad meetriga ja meie mõõdame tollipulgaga ja numbrid kohe meil 2,87 või mis iganes korda kukuvad ja muutuvad paremaks, see ka ei päde. Samas ma saan aru, et tegelikult meil täna vaidlust ei ole mitte selle üle, et mis maksab ja kes maksab, vaid teie kahe vahel on erinev arvamus natukene hoopiski selles osas, et Raine väidab, et põlevkivi õli tootmise tsükkel ja see kasulikum põlevkivi väärindamine kulub meile väga ära, enne kui see ilu, millest sina meile räägid, jõuab siia kohale. Ja ma arvan, et tõde on alati kusagil kahe vahe peal, eks ole. Õnneks on võimalik investeerida jaokaupa ja vaadata, mis toimub seal taastuvenergeetika poole peal, nii et selles mõttes teil ei ole vastuolu. Küll aga mul on sulle selline küsimus, et selline taastuvenergeetikal põhinev süsteem toimiks väga hästi, kui ta on väga suur. See tähendab, et me saame kätte päikeseenergiat lõunapoolsetest Euroopa Liidu osariikidest ja siis seda meretuulepargid võib-olla suuremad asuvad meist väga kaugel ja selle kõige jaoks, selle visiooni realiseerimine ei tööta üksinda. Selle visiooni realiseerimine eeldab väga head ja ma ütleksin, et ka tähtaega 2040 isegi väga kiiret otsustamist Euroopa Liidus, kus ei ole peaaegu üldse põhja-lõunasuunalisi ja läbivaid lääne-idasuunalisi ühendusi. Ja me oleme ju näinud selles mõttes, et kes mäletab, mis aastal algatati Leedu-Poola energiaühendus. Leedulased lasid omal tuumajaama kinni panna nõudmata vastutasuks seda, et see ühendus lõpuks ometi valmis ehitataks. Ma ei tea, kuidas nad said niimoodi üldse nõus olla millegiga, aga seda ühendust ei ole ka täna. Et kui optimistlik on meil põhjust olla, et ütleme see suur Lääne-Euroopa energiavõrk ja seal arenevad ühendused tulevad meile appi selleks, et me saaksime selle visiooni realiseerida. Ma ei ütle üldse 2030, 2040, Eesti energiamehed ütlevad, et üks 4-50 aastat läheb aega, et me täielikult investeeriksime oma Enefit tehnoloogiasse, saaksime sealt selle kasu kätte. Ma arvan, et see on suhteliselt reaalne, et see mahub sinna vahele, see energiatootmise mudel. Aga kui optimistlikud me saame olla, mida oled sina kuulnud? Tõepoolest, ühendusel on kallid ja kommertsalustel neid ei ehitata, mitte eriti. Ja siin tulebki siis teha need ühiskondlikud kokkulepped ja maksumaksjate raha kokku panna ja kulutada selleks, et see potentsiaal, mis meil taastuvate allikate, taastuvenergia näol on olemas, siin piirkonnas, mida nimetatakse Läänemere piirkond või Euroopa ühine elektrituru piirkond, et siin neid rohkem rakendataks. Ja me näeme, et tegelikult Euroopas need arengud toimuvad, võtame kas või Saksamaa energiavended, kus tõepoolest võib-olla see energiavende siin meie meediakanaliteni kaudu on inimesteni jõudnud, et see on tuumajaamadelt taastuvale üleminek, aga tegelikult energiavende sisu on suurtootmiselt hajutatud tootmisele üleminek, märksa enam kui kütuse tehnoloogia vahetus ja toon näiteks, et Saksamaal 11. mail 2014 sellel aastal keskpäeval toodeti antivõrku taastuvallikatest 74% kogu riigi elektritarbest tollel hetkel. Esimeses kvartalis sellel aastal 27% ja tervel esimesel poolaastal 31% Saksamaal tarbitavast elektrist toodeti taastuvatest allikatest. Ja see on väga erinev pilt sellest, mis oli 4-5 aastat tagasi. Ja kui nüüd küsime, et kuhu Eesti peaks minema, siis sama teed on minu vastus. Just nende erinevate aspektide tõttu, et põlevkivi saab meil ükskord otsa. Vahepeal läksid sakslased vist söele hästi kiiresti üle, oli nii, eks ju, kui need tuumajaamad kinni pandi, et tundub, et ka neil läheb veel üks põlvkond siiski selleks, et jõuda selle ideaalini tagasi, aga ikkagi taastuvate areng on sedavõrd olnud kiirem, et osakaal järjest kasvab ja esimesel poolaastal 2014 oli ta 31%, see on fakt. Kahtlemata on see fakt ja sina, Raine, kindlasti tead, palju on Saksamaal ka see kulupool sellele. Ma võib-olla ja kommenteerin seda võrgustuse poolt ka, et mulle ka tundub, et see suund on selle võrgustumise poole rohkem, nagu sa ise ütlesid ka, et sellist põhja ja lõuna suunas sidet ja meil on ise ju omal head näited, see sama Eesti-Läti 3. liin, see tuleb
kõik on plaanipärane, asi liigub. Rootsist tuleb ühendus 700 megavatti Leetu, tuleb Poola ühendus 500 megavatti ja tegelikult järgmise 20 aasta jooksul, 10 aasta jooksul peaks neid samuseid Poola, Leedu ja Rootsi Leedu ühendus topelt tegema, sellepärast et 700 mega on väike, Eesti meil on üks juba Soomega 1000 megavatti ja kui meil on niisugune hea võrk, me saame kasutada Rootsis, kus on pool, 50% on hüdroenergiat ja 50% on tuumaenergiat, saame seda hüdrot kasutada oma tuuleparkide tasakaalustamiseks, nii nagu seda näiteks teeb Norra ehitab praegu võimsaid välisühendusi Inglismaale, Hollandisse, just sellepärast, et saadaks ära kasutada seda kõikumist, et kui rajatakse taastuvenergiat, mis on juhuslik, siis kahtlemata on see mõistlik ja see suund minu meelest täna, me liigume sinnapoole. Muidugi Valduril selles mõttes õigus, et kas see kiirus on piisav, eks ole, kuna nad on nii kallid, et ühendused on kallid, alla 300 miljoni eurose ühtegi niisugust normaalset ühendust ei ehita, et kes selle kinni maksab, aga üldiselt seal tekib selline sotsiaalmajanduslik tasakaal, et kui vaadatakse, mis on see kulu, kui seda ühendust ei ole ühiskonnale, mis on see väärtus siis, kui see ühendus seal on. Ja kahtlemata Saksamaa, eriti Põhja-Saksamaa on hea näide, kus on väga palju tuuleenergiat, Taani on samasugune näide, kus pool energiast tuleb tuulikutena, aga samal ajal on sööjaamad samuti, teine pool tuleb sööjaelektrijaamadest. Aga seal on ka elektri hind 3 korda kallim kui meil lõpptarbijale, igasuguste subsiidiumite, maksude ja muude asjadega. Nii, nagu ma näen siis, kui Valduri visioon peaks hilinema 10-15 aastat, mida ma teile garanteerin pikaaegse Euroopa Liidu ametnikuna, et ta teeb, kui see sõltub Euroopa Liidu TEN Energy projektist. Ja Raine ja Margus suudavad teha seda, mida nad tahavad teha, siis ei ole Eesti energeetika arengukava kirjutajatel üldse raske nende kahe mehe nägemust omavahel ühildada. Need mahuvad ajateljele lihtsalt täitsa kõrvuti. See on väga tore iseenesest. Kas tahab saalist keegi testida argumentide tugevust? Mina ei näe, võib-olla näeb roosas kleidis tüdruk, näeb, palun, ole hea. Tervist, Tõnis Kõiva, minu nimi olen Riigikogu keskkonnakomisjoni liige ja sellest tulenevalt on mul küsimus, mis puudutab taastuvenergiat, puudutab metsa. Mulle väga meeldiks, kui madala kvaliteediline puit metsast leiaks tee energiakasutuseks ja seda, miks mitte ka uuesti ja jälle põlevkivi asemel. Ja siit on võib-olla natukene provokatiivne küsimus, mida ilmselt mõlemad võivad vastata, et kui kõrgeks peab põlevkivi hind tõusma, et teda on majanduslik mõistlik asendada biomassiga. Sina ilmselt tead seda pisut paremini, Raine. No kindlasti Valdur teab ka, aga põhimõtteliselt meil on potentsiaali põhimõtteliselt täna alustada kasutamist, biomassi kasutamist, madala kütteväärtusega energiapuidu kasutamist. See võimekus on meil kuskil kohe 2,5 teravatt-tundi. Me seda teeme ka täna väga väikses mahus, kuna metsamehed ei ole nõus selle hinna eest, mis me oleme valmis maksma meile rohkem tooma oma madala kütteväärtusega puitu. Ja me oleme kasutanud seda oluliselt rohkem, me oleme peaaegu 1 miljon tihumeetrit aastas kasutanud aastatel 2012 vist, kui ma ei eksi. Ja eks ta sõltub kahest asjast, et üks on see, mis on see elektrituru hind parajasti ja teine asi on see, et mis on see süsihappegaasi maks, mida me maksame praegu, CO2 maks ja tonni eest praegu. Sest meie strateegia on selline, et mõistlik on toota põlevkivist õli, kuna seal on kasutegur üle 70% ja teatavasti sellest põlevkivist 55% läheb õlisse, aga 18% on energiast läheb uttegaasi. Seda uttegaasi me saaks ära põletada olemasolevates kateldes, mis on valmis ehitatud juba, aga seal on lisaks potentsiaali sama see hakkepuidu kasutuspotentsiaal. Ja täna meil on see vahe ei ole väga suur, aga ta on ikkagi jätkuvalt põlevkivi kasuks. Võib-olla ma ütlen vastuse niipidi, et kui tuulikud ja koostootmisjaamad, kes kasutavad hakkepuitu, saavad Eestis toetust täna 53 eurot megavatt-tunni kohta, siis meile piisaks poole väiksemast. Niimoodi, aitäh! Ja edasi saab rääkida kohvipausi ajal, siis on kindlasti võimalik ka meie mõlema esimese ploki esinejatele esitada küsimusi. Kohtume jälle saalis 20 minuti pärast. Aitäh!